naiskonna kapten Maive Jürman, 7 Miia Maks, keskväljal paremal number 13 Anna-Liisa Joandi. Tuleb selline madal, terav ja tuleb ka kohe esimene ära ja oli see, kas oli see Keter Saar või oli see, kes see seal nüüd oli? Tundub, et jaa, Keter Saar. Keter Saar oli värava ees valmis ja viib 9. minuti täitudes põhjal tunnistada, et ei ole tulevik sugugi halvasti mänginud. Kindlasti ei ole kardetud Florat. Ja taas väga suur segadus ja ei suudetudki seda segadust klaarida ja suskab sealt ära. Oli see, kes tundub, et õnnitletakse Jessica Uleksinit, nii et oli Uleksin see, kes lõpuks ikkagi suskas siis ära selle teise. Ja just nimelt Teern ja Tarkmeel selles kohtumises väga suurt rolli, selle kohtumise lõpptulemuses väga suurt rolli mängisid ja nüüd väga õnnetu värav tulevikule. Ja Flora läheb 3-0 juhtima. Anastasia Ivanova kauglöögist tundus, et oli kenasti kontrolli all Angela Söödil, aga siiski positsioonidest väljas nii Flora kui tuleviku omad. Nüüd on positsiooni sisse võetud nurgalöök number 4 ja ka värav number 4 ja kolmas värav standardist tuleb siit FC Florale ja kes selle sealt lõpuks sisse toksas peaga oli see, tundub mulle, et Keter Saar, kes saab siit kirja pistatud, aga viimane sööt ja nüüd hea tegutsemine Mari-Liis Rikkineni poolt siit. Põldur läheb rünnakule ja on olemas, lööb ühe tagasi. Viljandi tulevik, kes on tegelikult mänginud täna hästi, aga jäänud lihtsalt hätta Flora standarditega. Kenasti mängitud rünnak ja nii, ja siit suurepärane rünnaku võimalus nüüd taas tulevikul tulemas. Tuleb ka tsenderdus värava ette ja on olemas! 2-4 ja taas Teisi Toomsalu, suurepärane rünnak, suurepärane vasturünnak tulevikult ja jälle on aktsioonis Põldur ja Toomsalu ja Põldurilt suurepärane tsenderdus ja mitte vähem suurepärane finiš. Jällegi Teisi Toomsalult 2-4 on seis ja suurepärane tegutsemine tuleviku poolt. Selles mängus hakkab mingisugune põnevus tagasi tekkima, tundub nii. Flora juba kiirelt ka vastu tulemas, Mürkain otsib ette poole kaitseliini selja taha ja paraku tulebki sealt sellest kiirest vasturünnakust ka 5 ära. Ja oli Lisette Tammik see, kes selle olukorra lõpuni mängis ja Flora siin 5-2 ette viib. Üsna lihtsakoeline, aga kindla peale rünnak. Sandra Liir üritas seda veel ka takistada, aga ja pikk pall ette Põlduri peale. Lendab üle Põlduri, aga lendabki. Oi! Ja on olemas! Ja on olemas, kohe vastab ja kohe vastab tulevik Florale. Ja järjekordne kaitseeksimus on see, mis toob järjekordse värava, seekord siis Flora poolelt ja väga kummaline värav, aga värav ja Anna-Liisa Joandi saab kirja oma hooaja esimese. Nii et ei taha kuidagi see tulevik täna Florale alla vanduda. Kõrge tsenderdus tagumise nurga suunas. Ja penalti tuleb sellest olukorrast. Ja Maive Jürman saab sellest olukorrast ka kollase kaardi. Ja kindlalt paremale poole aimas Angela Sööt suuna küll ära, aga Volkovi löök oli täpne, väga üsnagi täpselt posti kõrva. Joandi nurgalöök tuleb alla tuult, kerib keskele kasti, tuleb sealt ka pealelöögi moodi asi ja penalti tuleb siit vastu. Täiesti kummaline mäng, absoluutselt kummaline mäng.
ja Põldur kindlalt ja külmavereliselt lahendab selle olukorra. Kohtumise seis tuleviku poolt vaadates 4-6, absoluutselt kummaline mäng, aga jääb selles olukorras. Ja lõpetab kohtunik selle mängu ära, selle kummalise, pöörase ja ägeda mängu, mille siis FC Flora küll 6-4 võidab, aga täiesti kindlalt, absoluutselt kindlalt võib öelda seda, et mitte midagi täna tulevikul siit taga nutta ei ole, absoluutselt suurepärast võitleja hinge näidati.